Tule! Heli! Ameerika Ühendriikide sõjavägi valmistub ametlikult massiliseks maismaa sissetungiks. Kõrgeima salastatusega eskalatsioonis on Pentagon just käskinud saata otse Iraani rannikule hulga eliiteriväelasi, dessantväelasi ja tuhandeid lahinguvalmis merejalaväelasi. Kui üle 17 000 uue sõduri liigub positsioonidele, kavandab Washington nüüd vaikselt hirmutavat amfiibrünnakut, milleks iraanlased pole valmis. Vaatame seda vägede paigutust ja mida me teame. USA keskväejuhatus teatas just, et USS Tripolil viibivad meremehed ja merejalaväelased on piirkonda saabunud. See üksus toob endaga kaasa transpordilennukid, ründelennukid ja amfiibrünnakuvarustuse. Lisaks on seal umbes 3500 inimest, sealhulgas meremehed ja merejalaväelased. See grupp on võimeline peaaegu kõigeks, mida suudad ette kujutada. Nad võiksid rünnata Iraani tuumarajatisi ja välja viia rikastatud uraani. Nad võiksid dessandina maabuda Kargi saarel või hõivata saared Hormusi väinas, et katkestada Iraani mereväe juurdepääs blokaadile. Kõik see on võimalik, kuid see ei tähenda tingimata, et see saab olema lihtne. Tõenäoliselt sellepärast oodataksegi piirkonda veel täiendavaid vägesid. Levivad kuulujutud, et 11. merejalaväe ekspeditsioonirühm, mis kuulub Bokseri dessantgruppi, tuleb piirkonda täienduseks. Lisaks sellele kajastasime hiljuti, et 1500 langevarjurit 82 õhudessantiviisist suunduvad piirkonda. Pentagoni on selle ametlikult kinnitanud. Küll aga ei ole nad kinnitanud seda uut Wall Street Journali raportit. Selle kohaselt kaalub Pentagon veel 10 000 maaväelase saatmist piirkonda. See oleks lisaks 7000 merejalaväelasele ja langevarjurile, kellest me juba rääkisime. See tähendaks, et kokku oleks piirkonda saadetavaid uusi vägesid umbes 17 000. Ja see on lisaks 40–50 000 sõdurile, kes on juba seotud Iraani vastu toimuvate rünnakutega. See number kasvab iga päevaga. Ja just sellepärast inimesed küsivadki, mis plaanid on. Tegelikult küsiti välisministrit Marco Rubiolt selle kohta otse vaid 2 päeva tagasi. Miks liigub nii palju vägesid piirkonda? Mis see muu saaks olla kui maapealne operatsioon? Kuulake tema vastust. Väed, kes saadetakse Lähis-Idasse, härra. Mis rolli nad võiksid täita peale võimaliku maapealse sissetungi ettevalmistamise? Ja kui te räägite mitmest nädalast, kas te ei karda, et see võib USA'd tõmmata pikaajalisse konflikti, mida president Trump lubas ametisse astudes vältida? See ei saa olema pikaajaline konflikt. Tom, eesmärgid, mille ma sulle välja tõin, ma kordan neid veel kord, sest ma näen neid raporteid. Tundub, et teised ei saa aru, mis eesmärgid on. Me oleme, nagu Pejosito ütles juba esimesel õhtul, selgelt välja öelnud selle missiooni eesmärgid. Me hävitame nende tehased, kus toodetakse missiile, rakette ja droone. Me hävitame nende mereväe, me hävitame nende õhuväe. Ja me hävitame oluliselt nende raketiheitjad, et nad ei saaks enam kunagi nende taha peituda, et tuumarelva hankida. Me suudame need eesmärgid saavutada, me saavutamegi neid kõiki. Enamiku puhul oleme graafikust ees. Ja me suudame need saavutada ilma ühegi maaväeta, ilma ühegi. Nüüd, mis puudutab vägede paigutamist, siis esiteks president peab olema valmis mitmeks võimalikuks stsenaariumiks, mida ma praegu ei hakka arutama. Jällegi, ma suunan teid sõjaministeeriumi poole, kes tõenäoliselt ütleb teile täpselt sama asja. Aga me suudame kõik oma eesmärgid saavutada oma maavägedega, kuid me oleme alati valmis andma presidendile maksimaalse valikuvabaduse ja võimaluse kohaneda võimalike stsenaariumidega, kui need peaksid tekkima. Ta ei eitanud seda ja see on märkimisväärne. Veel ühe vihje andis president Trump ise. Aili postitas ta selle avalduse, kutsudes kõiki üles vaatama seda konkreetset saadet Fox Newsis. Võiks arvata, et ta reklaamis seda sellepärast, et ta ise osaleb saates ja annab intervjuu või midagi sellist. Aga tegelikult nii ei läinud. Saade selgitas tegelikult, miks USA maismaa vägesid võiks vaja minna. Mitte täielikuks sissetungiks, vaid sihipäraseks operatsiooniks. Kuulake ise ühte lõiku. Enne kui me seda teile näitame, väike meeldetuletus. Vajutage allpool meeldib ja telli nuppu. See aitab meid algoritmist tõesti palju. Ja nüüd see lõik. Maaväed. Ta ütles, et maavägesid ei tule. Ma ei mäleta ka üheski kampaania kõnes seda. Aga miks me üldse vajaksime vägesid maapinnal? Selleks on palju põhjuseid. Ja meil poleks neid 300 000 vaja. Asi on ka selles uraanis. Me peame selle uraani kätte saama. Kui seda ei saa hävitada, kui seda ei saa muuta, peame selle kätte saama. Sellel põhjusel, mille ma just ütlesin, saab teha räpaseid pomme.
ja jaha jooksul saab ikkagi teha keerukaid rakette. Seega pead jõudma uraanini. Sellepärast ma loen seda ajalehest. Me räägime 82 õhudessantiviisist. Me räägime neist eriüksustest ja erinevatest väeliikidest ja nii edasi. Ta ei räägi sellest, et saadetakse tavalist armeed ja jalaväge sadade tuhandete kaupa sisse. Mehed, kellest ta räägib, üksused, kellest ta räägib, need on spetsialiseeritud. Ja tead, mis veel? Ma mäletan oma päevi Reagani administratsioonis. Paljud neist on koolitatud just selliseks hetkeks, et püüda rikastatud uraani turvata. Paljud on koolitatud just sellisteks hetkedeks. Nüüd vaidlevad paljud, et see on selge signaal. President Estrano veenis Ameerika avalikkust selles, mis tulemas on. Ma ei ole küll sõjaväeekspert, aga kui ma vaatan sellist lõiku, siis olen tegelikult vähem veendunud, et USA läheb uraani järele. Ja siin on põhjus. On ainult üks sihtmärk, kuhu maaväed peaksid sisse minema. Ja see on Esfahani tuumarajatis. Ja tead mis? Seda lõiku ei vaadanud pärast seda, kui president Trump seda reklaamis ainult meie. Olen üsna kindel, et ka iraanlased vaatasid seda. Ja muidugi see ei tähenda, et iraanlased ei teadnud, et USA väed kaaluvad selle uraani äraviimist. Olen kindel, et nad juba teadsid seda. Ja olen kindel, et USA komandörid teavad, et Iraan teab seda. Aga nüüd arvan ma, et Iraan on veidi rohkem veendunud, et midagi on tõenäoliselt selle tuumarajatise poole tulemas. Ja see muudaks selle väga lihtsaks sihtmärgiks lõksude seadmiseks. Midagi, mis käivitatakse kaugjuhtimisega, kui USA väed saabuvad. Võib-olla ma vaatan liiga palju CIA saateid või midagi sellist. Aga minu jaoks tundub, et kui president avalikult millelegi vihjab, siis Iraani väed seavad üles mingisuguse lõksu. Ja jällegi, ma ei ütle, et Iraani väed suudaksid võidelda nende eliitvägedega, kes sinna lähevad. Üldsegi mitte. Aga poleks eriti raske üles seada mingisugust lõksu, millele iraanlased loodaksid. Mitte tingimata selleks, et võitlus võita, vaid lihtsalt selleks, et põhjustada suuri kaotusi. Ja mulle tundub, et isegi USA komandörid teaksid seda. Nad ei saadaks vabatahtlikult USA eliitvägesid olukorda, mida vaenlane ootab. Tegelikult, isegi kui me läheme tagasi selle aasta alguses Venezuelas toimunu juurde, teadsid kõik, kaasa arvatud Venezuela väed ja komandörid, et Kariibi merel oli vägede koondumine. Nii et midagi oli tulemas. Aga keegi ei teadnud täpselt, et operatsioon oleks sõna otseses mõttes Venezuela diktaatori väljatoomine. Tead, see oli ikkagi üllatus ja ma olen kindel, et see aitas USA vägesid operatsiooni läbiviimisel tohutult. Nii et ma ei ütle, et maismaa sissetung ei tule. Kõik, mida ma ütlen, on see, et tõenäoliselt ei oleks see Esfahan, sest iraanlased oleksid selleks valmis. Ja USA'l on endiselt teisi võimalusi. Näed võiksid rünnata Kargi saart, mida Iraan kasutab 90% nafta eksportimiseks. Või nad võivad sihtida Laraki saart väinas. Või võib-olla mõnda muud kohta väinas, millele keegi isegi ei mõtle. Üllatusteks on endiselt ruumi. Tegelikult ütles Iraani parlamendi esimees täna hommikul riigi televisioonis Iraani avalikkusele, et kuigi diplomaatia USA-ga jätkub, arvab ta, et USA plaanib salaja maismaa sissetungi. Ja ma arvan, et ta ütleb seda ilmselt seoses vägede liikumisega, mis piirkonnas toimub. Ja lisaks ütleb ta, et Iraani sõdurid on valmis ootamas, et Ameerika sõdurid Iraani territooriumile siseneksid, et nad saaksid nendega tegeleda. Muidugi peame meeles pidama, et tal on motivatsioon liialdada maismaa sissetungi ohtu, just kui USA maismaaväed oleksid tulemas. Sest kui ta räägib sisepublikule, tahab ta jätta mulje, et Iraanile tugitakse kohe kallale. Nii et kui sa oled keegi, kes mõtleb praegu režiimi vastu minna, siis võib-olla pole see hea mõte. Ja seda peame meeles pidama. Iraani juhtkond on endiselt väga mures sellepärast, et protestid võivad uuesti alata. Ja sellest räägime kohe järgmisena. Aga enne seda vaatame kiiresti üle, kuidas nad kindlustavad Kargi saart, mis on üks võimalikest USA maismaa operatsiooni sihtpunktidest. Siin on rohkem detaile. Me peame valmistuma Ameerika maismaa invasiooniks. Siin on see, mida allikad täna CNN-ile räägivad. Nad ütlevad, et Iraan valmistub aktiivselt Kargi saare vastu suunatud sissetungiks. See on see 8 ruutmiili suurune saar üleval. Hävitada Iraani rannik, kust eksporditakse peaaegu 20% riigi naftast. Nii et ilmselgelt on see keskne. Me oleme jõudnud sinnamaani, et Trump on juba ammu rääkinud sissetungist. Nüüd need lõksud, millest me aru saame, on pärit CNN-i raportitest. Inimvastased ja tankitõrjemiinid. Me mõistame, et need on paigutatud ümber saare. Ja Teheran liigub ilmselt kiiresti suure hulga tegelike vägede ja õhutõrjesüsteemidega sellele saarele, mis on nende naftatööstuse krooni juvel.
praeguseks mõistame, et see hõlmab ka õvalt lastavaid, pinnalt õhku juhitavaid raketisüsteeme. Kõik need asjad võivad selgelt viia suure hulga USA inimkaotusteni, kui USA maaväed tungivad sisse, nagu kinnitavad USA ametnikud ja sõjalised eksperdid. Ja mõned Trumpi siseringis tõstavad häiret, hoiatades teda, et selle saare hõivamine ei lahendaks Hormuzi väinaga seotud probleeme. Ainult aeg näitab, mis juhtuma hakkab. See võib olla lihtsalt surve avaldamise taktika läbirääkimiste ajal. Aga varasema kogemuse põhjal iga kord, kui USA on kuhugi vägesid koondanud, järgneb sellele tavaliselt sõjaline operatsioon. Mitte tingimata Esfahani operatsioon, aga tavaliselt midagi siiski juhtub. Räägime nüüd sellest, mis iraanlasi muretsema paneb. Täpsemalt Iraani juhtkonda. Ja see on protest, nagu juhtus jaanuaris. Tegelikult on juhtkond just käivitanud kampaania nimega Janafa, mis tähendab elu ohverdamist vabatahtlike värbamiseks. Nad esitavad seda värbamiskampaaniat kui ettevalmistust eelseisvaks Iisraeli ja USA sissetungiks. Kuid tegelikkuses neid vabatahtlikke ei saadeta ameeriklaste vastu võitlema. Tegelikult kasutatakse neid kontrollpunktide pidamiseks üle kogu riigi. Eesmärk on põhimõtteliselt tagada, et kusagil ei algaks proteste. Iraani juhtkond ei taha jaanuari kordumist. Siin on veel üks näide sellest, kui hirmul nad on. Nüüdseks on möödunud üle 30 päeva, üle 700 tunni sellest, kui Iraan sulges kogu riigis internetiühenduse. See tähendab, et 92 miljonit inimest olid 2026 aastal terve kuu ilma internetita. Einsad iraanlased, keda me internetis näeme, kasutavad kas valgeid SIM-kaarte, mis tähendab, et nad töötavad valitsuse heaks ja neil on juurdepääs SIM-kaardile. Nii saavad nad suhelda välismaailmaga ja sisuliselt levitada Iraani propagandat. Või on olemas väike osa iraanlastest, kellel on endiselt Starlink ja kes saavad seda kasutada ilma, et julgeolekujõud neid arreteeriksid või mõnikord isegi hukaksid lihtsalt Starlinki omamise eest.